Tere taas teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, millest koosnevad pilved. Esimene ülesanne otsustab, kes määrab tiimid teiseks ülesandeks. See on meeletu eelis, et kindlasti ma tahaks võita seda esimest ülesannet. Teist ülesannet sooviksime lahendada Richard ja Karoliniga. Ma kindlasti tahan, et mu tiimis oleks Richard. Tekitage võimalikult tihe pilv ja tooge see meile. Võistlejatele on antud nüüd pool tundi, et välja mõelda, kuidas teha võimalikult tihe pilv. Selle jaoks, et teha võimalikult tihe pilv, tuleb esmalt aru saada, millest see pilv üldse koosneb või millest ta koosnema peaks. Pilved ning seejuures ka udu on tegelikult vedelas olekus. Harilikud pilved koosnevad hästi pisikestest veepiisakestest ning seda peame ka meie täna proovima järgi teha. Muidugi ei pea pilv alati koosnema veepiisakestest, ta võib ka koosneda mõne muu aine piiskadest. Näiteks piirituse piiskadest. Selle jaoks, et pilve tekitada, peame vee või mõne muu aine suutma viia vedelasse olekusse sellisel hetkel, kui ta asubki seal samas anuma keskel. Ja seda saame teha mitut erinevat moodi. 3 muutujat, millega tuleb mängida, on kas temperatuur, rõhk või ruumala. Ruumalaga on meil fikseeritud anuma sees üpris keeruline mängida. Seega meie saame muuta temperatuuri või rõhku. Enne veel, kui neid muutujaid muutma hakkame, siis tutvume anumatega, mis meil kasutada on. Võistlejad said valida klaaspurgi ning plastmasspudeli vahel. Mõlemad anumad seavad ka omad piirangud. Klaaspurgi puhul on võistlejatele öeldud, et see ei kannata üle rõhku. Ehk siia sisse lisarõhku pumbates võib see anum lihtsalt katki minna. Plastpudeli kohta on öeldud, et see ei kannata alarõhku. Kui me siit õhu välja võtame, siis surub ümbritsev õhk selle pudeli lihtsalt kokku. Teine piirang, mille see pudel seab, on temperatuur. See pudel hakkab deformeeruma, kui ületada temperatuur 60 kraadi. Selle jaoks, et siia purgi sisse tekitada pilv, tuleb purk esmalt täita sooja veeauruga. Seda saame teha, kui lisame siia purki väga kuuma vett. See on mul siin punases kannus. Lisasin siia purki nüüd sooja vett ning näeme, et purgi seinad lähevad juba uduseks. See on tingitud sellest, et anum on täidetud kuuma veeauruga. Kõige jahedam koht kohe veeauru kõrval ongi purgi sein. Seal jahtub aur maha ning kondenseerub veepiisakesteks. Need veepiisad moodustavadki udu purgi seinal. Sellise lahenduse puhul ei saa me aga hästi mõõta seda pilve, mis me sinna purgi sisse tahame tekitada, sest et udune purgi sein varjab seda. See on ka põhjus, miks Karolini lahendus andis väga nõrga tulemuse. Tema kontrollmõõtmine teostati sama uduse purgiga kui tema päris mõõtmine, mis tähendab, et udusest purgist ei olnud pilveefekti enam näha. Selle jaoks, et seda olukorda vältida, tuleb purk enne pisut üles soojendada. Ehk see sama purk, mille olen täitnud sooja veega, tuleks nüüd tühjendada ning veenduda, et selle purgi seinad ei ole udused. Kui sooja purgi sisse sooja vett lisame, siis ei ole see temperatuuride erinevus veeauru ning purgi seina vahel enam nii suur ning kondensatsiooni purgi seinale nii suures mahus enam ei toimu. Teeme seda nüüd ka meie. Valan purgi tühjaks ning täidan selle uuesti sooja veega. Nüüd on purgis uus soe vesi sees ning peame seda õhku kuidagi hakkama jahutama, ilma et purgi seinad uduseks läheksid. Selle jaoks paneme purgi peale purgi kaane ning hakkame kaant jahutama. Selliselt jahutab see gaas ka purgi sees olevat õhku ning loodetavasti kondenseerub osa soojast veeaurust vedelal kujul siia purgi keskele. Kui seda veeauru nüüd jahutama hakkame, siis ei pruugi ta kohe udupilve sinna sisse moodustada. See on seepärast, et vesi tahab kondenseeruda mingi tahke aine või osakese ümber ja kui see õhk on väga puhas või koosneb ainult veeaurust, mis seal purgi sees on, siis neid piisakesi sinna õhku kahjuks ei teki. Selle jaoks lisame sellesse keskkonda nii-öelda kondensatsioonitsentreid. Selle jaoks saame kasutada juukselakki. Laseme siia sisse törtsu juukselakki ning kohe näemegi, et juukselakki osakeste ümber hakkavad moodustuma väiksed veepiisad. Seda on näha hästi, kuna udupilv hakkab purki tekkima koheselt, enne kui jõuame seda purki pealt poolt jahutama hakata.
ja nüüd hakkame jahutama. Siia kaane alla hakkab kogunema üha tihedam pilv. See pilv ei koosne ainult nendest juukselaki osakestest, vaid siia järjepidevalt kondenseerub rohkem vedelaid veepiisakesi. Kui anume oleks täis sooja veeauru, mis tahaks pidevalt veepiisakesteks kondenseeruda, siis siia sisse seesugust pilve ei tekiks. Seda nägime ka Karli lahendusest, kes lasi siia lihtsalt sisse hunniku juukselakki, kuid see hajus sama kiiresti, nagu see siia tekkis. Ja nüüd näemegi, et meie purki on tekkinud juba üsna märkimisväärne pilv. Selle pilve saame siit kaane juurest ka välja lasta. See pilv moodustus temperatuuri muutmisest. Proovime nüüd teha ühe pilve ka rõhu muutusest tingituna. Selle jaoks võtame kätte plastmasspudeli. Pudelisse peame lisama ka ainet, millest pilv lõpuks koosnema hakkab. Võime panna siia külmavett, soojavett või koguni piiritust. Vedeliku valikul tuleks mõelda, et ta võimalikult kergelt lenduda saaks. See tähendab, et soe vesi töötab paremini kui külm ning suure tõenäosusega töötab soojast veest veel paremini alkohol. Nii et paneme siia sisse törtsu alkoholi. Sellesse pudelisse peame nüüd tekitama võimalikult suure ülerõhu. Kui pudelisse palju õhku sisse pressida, siis rõhk siin pudeli sees kasvab. Ning samamoodi peab tasakaalustamiseks kasvama ka rõhk selle vedeliku sees. Kui nüüd pudelikorgi lahti teeme, siis pääseb osa õhust välja ning rõhk siin pudelis alaneb. Kuna aga vedelik on suure rõhu all, siis paiskub ka tema siia ruumi laiali. Ja kui ta on seal väga laiali, siis lähevad osakeste vahelised distantsid nii suureks, et ta ei saa enam hoida seda ühtset vedeliku vormi, vaid ta moodustab väga palju väikseid piisakesi. Proovime nüüd seda pilvega ise teha. Selle jaoks on meil kasutada selline pallipump, et meil oleks lihtsam pumbata ning tagada õhutihe kontakt, siis soovitan selle vooliku siit vahelt ära võtta. Selle jaoks kruvin otsast ära vooliku ning panen selle nõela otse pumba otsa. Nõela torkan veel läbi veinipudeli korgi ning vajadusel lisan siia paar ringi kleeplinti, et tagada tõeliselt õhutihe kontakt. Parema tulemuse huvides võid ka siia anumasse lisada pisut kondensatsioonitsentreid. Nüüd ühendame kokku pumba ning pudeli. Selle lähenemise juures on oluline, et pudelist rõhu vabastamine toimuks väga kiiresti. Seepärast ära tõmba pumpa ära nõelaga läbi korgi, vaid katsu eemaldada kohe kogu kork. Proovime nüüd ka ise sedamoodi pilve teha. Ja saimegi pudelisse pilve. Meie hinnangul on see ka kõige efektiivsem viis pilve moodustamiseks ning nii moodustasid oma pilved ka Kaspar ning Richard. Mine nüüd otsi välja üks pump, pudel ja proovi ka enda pilv kodus valmis meisterdada.